Nii, tere kõigile! Mina olen Grete ja viin tänast webinari läbi. Mul on nii hea meel näha nii palju ettevõtlikke inimesi siin ja tahan südamest tänada kõiki selle usalduse ja aja eest, mis te olete leidnud, et tänast webinari kuulama tulla. Selle webinari ja minu Anni eesmärk on lihtne. Tahan toetada iseseisvust läbi ettevõtluse. Seega me käime siin webinaril läbi kõik aastaaruandlusega seotud teemad, aga ka muud teemad, mis on minu kui raamatupidaja silmis olulised, mida võiks väikeettevõtja teada, et saaks edukalt iseseisvalt toimetada ja õigeid otsuseid siis erinevate kuludega seoses teha. Ma luban sulle, et ma ei kuluta palju sinu aega, sest aeg on meie kõige väärtuslikum vara. Ja mida ma veel luban sulle, et ma ei proovi siin selle webinari käigus õpetada sind raamatupidajaks. See tähendab seda, et me ei räägi siin kannetest, me ei räägi siin ostu juures kontrust ja kajastamisest, vaid see webinar on mõeldud spetsiaalselt ettevõtjatele, et toetada nende iseseisvust ja just aruannete koostamisel. Nii, ja see on minu esimene enda poolt korraldatud webinar, nii et mul on väga hea meel näha, et nii palju inimesi on tulnud kuulama. Olen küll käinud ise väga palju igal pool mujal esinemas, aga sellises vormis siis esimest korda ise. Ja nagu Anniga ikka, siis me tahame teha asju hästi kasulikult, efektiivselt ja kuna mind on üks ja ma tahan olla kõigi jaoks maksimaalselt kohal, et te päriselt saaksite siin webinaris praktilised teadmised ja saaksite tegelikult ka oma aruande ära koostada, siis me oleme selle webinari ühe osa lindistanud ette. Just sellepärast, et ka mina üksikettevõtjana saaksin juba lugeda teie küsimusi ja vastata seejärel webinari lõpus kõikide nende küsimustele ka. Seega ma julgustan kõiki siin aknast nüüd kirjutama, küsige julgelt erinevaid küsimusi, ma korjan need kõik kokku, vastan jooksvalt ja vastan ka siis selle esimese lõigu lõpetuseks nendele küsimustele ära. Ja nagu öeldud, siis webinari eesmärk on, et te saaksite ka oma aruande lõpuks valmis. Siis kõigile webinari osalejatel on meil olemas ka sooduskood, ma kohe kopeerin selle siia aknasse ka, mida saate kasutada. Nii et ma julgustan tegelikult juba alustada ka selle aruande koostamisega, et te saate ka sellega seoses jooksvalt küsimusi küsida. Jagan kohe koodi ja siis saategi proovida. Seega, ma panen selle esimese osa käima, teie küsige julgelt küsimusi ja taustal olen olemas ja hakkan järjest vastama. Head kuulamist! Nii, esmalt tutvume. Ma olen olnud tänaseks üle 17 aasta ettevõtja ja olen 4 mikroettevõtja omanik. Ise olen oma tööandja olnud viimased 3 aastat, ehk siis enne seda viimased 11 aastat ehitasin üles ja juhtisin suurt rahvusvahelist raamatupidamis- ja äriteenuste bürood ning taustalt olen raamatupidaja ning olen teinud lugematu arvul aastaaruandeid ja ütlen ausalt, selle eest ka päris hästi raha küsinud. Ja miks? Sellepärast, et see on tehtud piisavalt keeruliseks, et ettevõtjad arvavad, et selle eest tuleb kindlasti maksta ja see teenus tuleb sisse osta. Aga keegi ei tee meil ettevõtet selleks, et aruannet teha. Ettevõte on ikka selleks, et lisatulu saaks teenida ja aastaaruanne on lihtsalt üks tüütu kohustus, mis tuleb ära teha. Ja mina olen ka endiselt üks nendest, kes aastaaruannet teha ei taha. Seega täna vaatamegi, et kuidas seda asja lihtsustada. Millest me siis räägime? Võib-olla üldine selline kontseptsioon, mis on meile õpetatud, mis tänapäev on, kuidas raamatupidamist ja aruandlust saab teha, siis vaataks läbi ka 5 tüüpilist müüti, mida ma olen kuulnud aruandlusest ja vaatame ka kogu selle protsessi läbi, kuidas siis tegelikult Anniga õige tööriistaga, olgu see Ann või olgu see midagi muud, saab siis oma aastaaruande lihtsasti ära tehtud. Ja kõige viimaseks vaataks ka mõned üksikettevõtja võimalused, et kas sa oled kõiki maksuvabastusi ära kasutanud, et on palju asju, mida ma näen, et paljud ettevõtjad ei tea. Aga millest siis kogu see problemaatika või temaatika tekkinud on? Mis meil on õpetatud, et aastaaruanne on midagi keerulist ja selleks pead omama raamatupidaja
kogemust või sa pead teadma raamatupidamise teadmisi ja et selleks, et aruanne kokku panna, on sul vaja iga pisidetaili, iga tšekki, pangaväljavõtteid, müügiarveid, ostuarveid ja kõike muud. Ehk et justkui pead kogu selle eelmise aasta uuesti üle elama, mis on juba ammu möödas ja millega keegi tegelikult tegeleda ei taha. Ja miks see nii on? See on sellepärast, et kui mina raamatupidajana hakkaksin sinu aastaaruannet kokku panema, siis ma justkui vaatan su ettevõtet kui valget lehte, mul pole õrna aimugi, mis sa seal teinud oled ja sina justkui pead mul hakkama tõestama, et see, mis sa tegid, oli kõik õige ja korrektne ja ettevõtluse huvides. Ehk et sellepärast ongi igat tšekki vaja ja igale tšekile on vaja anda juurde selgitus, miks midagi tehtud on. Õigete tööriistadega saab aga iga ettevõtja oma aruande ise kokku panna. Sina ise täpselt tead, mis kulusid sa oled teinud, miks mingi ost on tehtud ja oskad tegelikult selle aruande kokku panna. Sul on vaja ainult panga väljavõtet ja kõik muu on lisa, mis sinna juurde tuleb. Aga vaatamegi üle siis võib-olla need 5 põhipõhjust, miks üldse, või sellist 5 müüti, miks arvatakse, et see aruandlus on keeruline. Et esimene võib-olla see peamine asi on, et arvatakse, et Maksuamet ja äriregister on sama asi. Tegelikult ei ole, need on 2 täiesti erinevat institutsiooni ja Maksuametile sa esitad täpselt seda detailsust, kui sa tahad käibemaksu tagasi küsida, siis sul peab see dokument olema ja nii edasi. Äriregistrisse pead sa esitama oma aastaaruande. Aastaaruanne on lihtsalt koondnumbrid tegevusest, mis sa oled eelmisel aastal teinud ja sa annad lihtsalt ülevaate, mis siis lõpuks ettevõtte seis on. Sinna kuulub bilanss ja kasumi aruanne, kõik selline detail, mida sa jällegi teadma ei pea, kui sa kasutad õigeid tööriistu ja selle aruande kokku paned. Teine müüt, et mul ei olnud tegevust, seega ma aruannet ei pea tegema. Aruanne on üks kohustus, mis on kõikidele ettevõtjatele. Üks erisus on, kui sa asutasid oma ettevõtte eelmisel aastal peale 1. juulit, siis sa ei pea esimest aruannet tegema. Muul juhul on igal aastal aruande esitamine kohustuslik, isegi siis, kui mitte mingisugust tegevust ei olnud. Kui aruanne jääb esitamata, siis on ka oht, et ettevõtte kustutatakse. Siis võib-olla kõige tüüpilisem olukord jällegi on see, et ettevõtte isiklik kaart on sassi läinud ja siis tekibki hirm, et kui ma nüüd neid hakkan raamatupidajale dokumente kokku panema, siis ju kohe tekib see, et ma pean kas makse maksma või üldsegi, kas ma saan mingi trahvi kaela selle eest. Aga ei, asi ei ole nii keeruline. Kõige lihtsam asi, mis sa teha saad, et sina tead jällegi, mis kulutused on tehtud ja kui sa tead, et see oli sinu isiklik kulu, maksa see lihtsalt tagasi. Nii on kõige lihtsam viis. Nii et või oled sa varasemalt andnud ettevõttele laenu, siis sa saad alati neid tegevusi tasaarveldada. Ei pea muretsema, kui tõesti ettevõtte kaardiga mingi isiklik makse läks, siis ka aruandest saab seda näidata ja lihtsalt öeldagi, et ma maksan selle tagasi. Siis jällegi hästi tüüpiline olukord, kus ettevõtjad, eriti alustavad ettevõtjad arvavad, et nad on üksinda, on see, et kui ma äriregistrisse esitan aruande, siis tuleb suurelt teade, et netovara on miinuses. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et sul on kohustusi rohkem kui varasid, ehk et su pangakontol ei olegi võib-olla mingit summat ja kellelgi oled võlgu ka tavaliselt siis omanikule ja ettevõtte netovara läheb miinusesse. Aga tegelikult on see kõige tüüpilisem olukord, mis peaaegu igal Eesti ettevõttel esimestel tegevusaastatel esineb. Kui sa teed jällegi aruande õige tööriistaga, siis sinna lisatakse vajalikud lisad juurde, nii et sa ei pea selle pärast isegi muretsema, et sa kuskile valimisse satud ja keegi sind kontrollima hakkab. Kõige olulisem on see, et aruande sa saad ikkagi ära esitada ja äriregister annab alati kirjalikul teel teada, kui nad ootavad, et sa enda poolt midagi järgmiseks sammuks tegema peaksid. Üldjuhul on see lihtsalt informatiivne kiri ja antakse sulle umbes aasta-2, et see olukord taastada. Siis 5. müüt, see on kõige sellisem klassikalisem olukord, mida ma pidevalt näen, et arvatakse, et see aastaaruanne on tõesti nii keeruline, ma pean oskama raamatupidamist ja kõige lihtsam viis tundubki siis see raamatupidaja palgata. Mure on sellega selles, et raamatupidaja tunnitasu või siis töötasu tavaliselt ei ole ka proportsioonis ka esimestel tegutsemisaastatel sinu saavutatud kasumiga. Võib-olla ei olegi üldse tegelenud ja tuleb maksta raamatupidajal päris kopsakas summas, ehk et need summad ei ole proportsioonis, sest raamatupidaja müüb endiselt oma tööaega. Müüsin ka mina oma tööaega väga edukalt.
aga tegelikult piisab täiesti, et õige tööriista leidmiseks ja kui sul on õige tööriist olemas, siis sa saad, üksikettevõtja saab oma aruande väga kiirelt ja lihtsalt koostada. Tuleb lihtsalt jälgida etteantud protsessi ja põhimõtteliselt piisab sinu panga väljavõttest, sest ettevõtjana sa enamasti ju selle järgi ka tegutsed. Nii, aga et asi ei jääks ainult jutuks, siis täna näitangi, kuidas Anniga saab selle tüütukohustuse kiirelt ja lihtsalt tehtud. Ja kõigile, kes webinaril osalevad, saavad kasutada ka koodi, mida me jagame hiljem ka. Ja kui muidu aruanne maksab 49 €, siis koodiga maksab 39 €. Ja ma luban sulle, et sa saad selle aruande kohvi kõrvale koostatud. Selleks, et Annis aruannet koostada, siis kõigepealt saad otsida oma ettevõtte nime, siis saad valideerida, kas Ann on sulle sobiv tööriist või mitte. Teeme siin ühe näidise läbi, otsin ettevõtte nime, siin näen kohe ära selle vastava ettevõtte ja kui ma selle ettevõtte peal klikin, siis ma näen ka, mis aasta aruanne esitamata on. Siin on näha, et tegemist on ettevõtte esimese aasta aruandega ning saan siin ka alustada koostamist. Ja esmalt ma saangi valideerida, kas Ann mulle sobilik on, ehk et siis see lihtsustatud aastaaruande esitamise kord on mõeldud väikeettevõtetele ja siin on need tingimused olemas. Ehk et kui mu käive on aasta peal alla 900 000, mul on varasid alla 450 000 ja mul on vähem kui 10 töötajat, mis Eestis on 60% ettevõtetel ei olegi ühtegi töötajat, siis siin tulevad vastavad märked teha. Küsimus on veel ka, kas intressiga laenud on ja kas ma olen käibemaksukohuslane või mitte. Sobib ta mõlemale, nii käibemaksukohuslane kui mitte, aga lihtsalt, et siis on üks täiendav lisa juures, kui sa käibemaksukohuslane oled. Nii, ja kui ma näen, et Ann on mulle sobilik, siis siit ma saangi sisse logida ja teenusega alustada. Kui Ann on sulle sobilik, siis siia saadki sisestada vastava webinari sooduskoodi, et saaksid aruandega jätkata 39 € eest. Ja saadki, kui oled kasutamistingimustega nõustunud, siis saadki siirduda maksmisele. Kui makse on tehtud, siis saadki aruandega alustada. Selleks on vaja lisada esimese sammuna ettevõtte panga väljavõtte. Ükskõik, mis pangas sul konto on, saad CSV faili alla laadida sama perioodi kohta, mis aasta aruanne on ja siia selle lihtsalt üles laadida. Teeme siin ühe testnäite. Nii, ja kui panga väljavõtte on üles laetud, siis meie süsteem automaatselt klassifitseerib kõik tehingud ära. Sinul jääb üle ainult vaadata tehingud üle ja vajadusel saad neid ka muuta. Sa ei pea teadma ühtegi üksikasja, sest kui sa näiteks siin rea peal ongi näha, et tehingutüübiks on määratud ülekanne osanikule, aga kui soovin, siis ma saan seda täpsustada ja kõik selgitused tulevad nüüd siin paneelis välja. Siin sa ei pea ka muretsema sellepärast, et kui palju tohib midagi kulusse panna ja nii edasi, kõik info on siin olemas. Praegusel juhul tegemist on ülekandega osanikule, nii et saan selle ära kinnitada. Muud tegevused on siin ka siin on mul üks ostuarve, mis on automaatselt klassifitseeritud ja nii edasi. Siin on veel üks ostuarve, mida süsteem pole automaatselt suutnud tuvastada ja selle ma saan ise täpsustada. Ma ütlen, et jah, mul kuludokument on olemas, midagi kusagile üles ei pea laadima. Oluline, et see kuludokument sul kusagil olemas on ja siin saad lihtsalt märkida, et see on sul olemas ja jagada vastavalt selleks, millega tegemist on. Antud juhul on tegemist muu tegevuskuluga. Siin on jälle tehingud kinnitatud ja siin on sama, et kinnitan kohe ära. Ja ükskõik, kui pikk su panga väljavõte on, siis see tehingute jagamine käib samamoodi, nii et lihtsalt laed üles ja kõik on automaatselt klassifitseeritud. Siis saad lisada ka pangavälised tehingud. Minul on siia juba näidisena toodud, et ma olen maksnud osakapitali sissemakse ja ma olen ka teinud ühe müügiarve, mis ei ole veel aastaaruande lõpuga laekunud. Järgmiseks, kui ma olen teinud investeeringuid, siis ma saan siia määrata investeeringute turuväärtuse ja kui mul on ka põhivara, siis ma saan siia ära märkida vastavalt vajadusele ka amortisatsiooni, aga süsteem arvutab jälle kõik automaatselt, sina pead ainult kinnitama.
ja sisuliselt nii lihtne see ongi, aruanne on koos, see jääb üle veel ainult aruanne üle vaadata ja sellisel kujul ta ka äriregistrisse läheb. Siin on meil näha, meil on bilanss, mis koosneb siis meie varadest, meie passiva, kus on kõik meie kohustused ja osakapital ja tegelikult ainus number, mida alati ettevõtja vaatab, on see, mis on aruandeaasta tulemiks. Ja kui kõik on korrektne, siis lihtsalt tulebki klikkida genereeri fail ja antud fail alla laadida ja vastavalt juhistele äriregistrile üles laadida. Nagu ma alguses juba ka ütlesin, siis selle webinari eesmärk ei ole õpetada sind raamatupidajaks. Eesmärk on see, et sa saaksid oma aastaaruande päriselt tehtud saada. Aga ma hea meelega käiksin paar teemat veel üle, et sa saaksid mõelda, kas oled kõiki võimalusi oma ettevõtte tarbeks ära kasutanud. Ja toon lihtsalt välja sellised tüüpilisemad olukorrad, kus ma näen, et ettevõtja ei kasuta kõiki oma võimalusi ära. Esimene tüüpiline asi on ettevõtluskulu, mida tohib kasutada, aga paljud jätavad kasutamata. Selleks on tervise edendamise kulu, mis on kuni 400 eurot aastas ja kui sul on 4 ettevõtet nagu minul, siis tähendab see 4 korda 400 eurot maksuvaba raha aastas. Siis vastuvõtukulud. Eestis on hästi piiratud number selleks, see on 50 eurot kuus ja kui sul töötajaid ei ole, siis see ongi 50 eurot kuus. Aga hea asi on see, et kui tänaseks on nüüd meil käes juuni ja sa pole eelnevatel kuudel seda kasutanud, jaanuarist kuni maini, siis 5-6 eest saad sa seda kasutada ehk et siis 50 eurost saab 250 eurot. Oluline on meeles pidada, et kui lähed kliendiga lõunale, õhtusöögile, baari, kus iganes, siis enda osa maksa alati ise ja kliendi osa saad kanda kuludesse. Ja ka reklaamkingitused ei kasutata, aga kuni 21 euro eest per kingitus võib siis teha siis oma klientidele reklaamkingitusi ja seal ei ole limiiti, et mitu tükki sa võid teha, sest see on iga kingituse kohta eraldi. Kõige tüüpilisem küsimus, mida mul küsitakse, et mida siis teha, kas ma panen selle auto ettevõttesse või ma maksan endale isikliku auto kasutuse hüvitist. Kuna seadus muutus paar aastat tagasi, siis ikka ja jälle ettevõtjad ei tea seda, et nüüd uue korra järgi, nii kui ettevõte võimaldab autot kasutada, lihtsalt võimaldab autot kasutada erasõitudeks, siis läheb kohe see kõik erisoodustuse alla. See tähendab seda, et kui varem pidasid sõidupäevikut ja siis ainult need erasõidud maksustati, siis nüüd enam sellel asjal vahet ei ole. Seega, kui on võimaldatud autot isiklikuks tarbeks, tuleb maksta igakuiselt erisoodustust. Mul on siia toodud ka väike näide, et saad arvutada, kui suur see summa on. Üldjuhul see erisoodustus on kõige kallim maks. Küll aga isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on kuni 550 eurot kuus ja seda nüüd ettevõtjad ka päris hästi kasutama hakanud. Siin on oluliseks sõidupäevik, kui seda keegi küsib, aga muul juhul siis kuni 550 eurot kuus võib siis seda hüvitada endale. Asi, mida ma näen jällegi, mille kohta on küsimusi ja võib-olla mida ei lahendata kõige paremini. Et kui sa oled üksikettevõtja nagu mina ja algselt ei olegi endale palka maksud, oled palgatööl, siis see on kõige muidugi lihtsam lahendus. Küll aga kui on tarvis üks hetk tekitada endale töötasu, et saada tervisekassa, siis tasub mõelda alati, kas sa maksad endale töötasu või juhatuse liikme tasu. Erinevus on seal maksude mõistes väga väike, kuid need kasumid ja benefitid, mis sa saad töötajana versus juhatus, on väga suured. Seega mina soovitan alati maksta töötasu. Ja oluline on nüüd see, et selleks, et tervisekassa kehtiks, on tarvis maksta igakuiselt minimaalset sotsiaalmaksukohustust. Sellel aastal on see 292,38 eurot. Kui sa maksad endale juhatuse tasu, siis sa pead vähemalt sellise tasu maksma, et see summa tuleks sealt kokku. Aga trikk on töötasu puhul see, et sa saad maksta endale ka väiksemat tasu. Näiteks kui sa töötad ka ainult üks päev nädalas, sa saad maksta endale väiksema tasu ja selle sotsiaalmaksu osas sa saad maksta selle summa juurde, et tagada siis see tervisekassa. Ehk siis ei ole oluline märkida ennast alati, et sa oled koormusega, täis 100% koormusega, vaid siis vastavalt sellele, kuidas sa päriselt tööd teed. Ehk et näiteks kui teedki ainult 1 päeva nädalas, siis panedki 20% koormuse.
ja siin on paar näidet jälle ka toodud siis, et mis see kõige optimaalsem on, et kui meil on miinimumpalk 946 eurot kuus, brutopalk, siis siin on välja toodud, kui palju siis maksud kokku on. Ja kui sa saad kasutada tulumaksuvabastust, siis saadki maksta endale sellise summa, et tagada ära siis sotsiaalmaksukohustus, et endale Tervisekassa tagada. Tervisekassas ka, mida paljud inimesed ei tea, et kui töötajal hakkab tervisekindlustus kohe tööle, kui ta on töötamisregistris registreeritud, siis juhatuse liikmel on see väljamaksu järgi, ehk et kui sa oled endal töötasu maksnud ja siis maksnud enda maksud ära, alles sellisel juhul tekib juhatuse liikmel Tervisekassa. Väga suur erinevus. Nii, ja mida veel võib-olla tasub mõelda ja teada, et mis on käibemaks ja millal hakata käibemaksukohuslaseks, et siin on hästi lihtne loogika. Kui su kliendid on eraisikud, siis enamasti ei tasu käibemaksukohuslaseks hakata. Kui su kliendid on aga ettevõtted, siis enamasti on mõistlik. Jah, tuleb küll teha igakuist aruandlust, kuid sa saad kõikidelt kuludelt ka käibemaksu tagasi küsida. Ja kui sa oled käibemaksukohuslane, siis koheselt tuleb ka igakuiselt deklaratsiooni esitada. Töötasude ja dividendimaksetega on siis selline lugu, et need tuleb deklareerida, kui väljamakseid on toimunud, sealhulgas dividendid, erisoodustused, kõik esinduskulud ja nii edasi. Ja korra peatun veel nende dokumentide juures, sest see on nüüd väga oluline ja selline põhimõtteline muudatus, et nagu ma selgitasin, et kui raamatupidaja teeb sinu aruandlust, siis sul peavad olema kõik dokumendid olemas, sa pead talle tõestama, miks sa midagi tegid. Ja samamoodi, kui teha käibedeklaratsioone, kui teha maksuarvestus, siis maksuamet on see koht, kus maksuamet võib aeg-ajalt küsida mingisuguse dokumendi kohta. Küll aga aastaaruande jaoks on sul oluline, et dokumendid oleks kusagil olemas ja tead nende sisu ja vajadusel sa saad alati müüja käest uuesti dokumendi küsida ja müüja kohustus on see dokument väljastada. Ja sama asi on ka subscription arvetega, neid ei ole vaja välja printida ja kuskil salvestada, alati sa saad sellele platvormile ligi, et sa ei pea nende dokumentidega hulluks minema. Oluline ei ole see hoiustamine, vaid olulise on see sisu pool. Aga raamatupidamisseadus ütleb, et justkui 7 aastat peaks neid säilitama, aga oluline nüanss on see, et 7 aastat peavad nad olema lihtsalt kuidagi kättesaadavad. Kus ja kuidas on igaühe enda otsustada. Nüüd on aeg küsimusteks. Mis iganes küsimus sul tekkis, siis anna julgelt märku ja kirjuta sellest, proovin kõikidele küsimustele järjest vastata. Nii, loodan, et pidasite ilusti need 18 minutit vastu ja saite enda jaoks kasulik infot. Väga head küsimused olid. See oligi kogu selle webinari eesmärk, et küsige julgelt, vastan ja saame kõik teemad läbi arutada. Ma võtan siin mingid küsimused läbi ka, mis ma märkasin seal ja tõesti kasutage võimalust, et kui ma nüüd kohe ei jõua vastata, siis me kindlasti koos videosalvestusega edastame ka küsimused. Videosalvestus muuseas jõuab teile homme hommikul peaks jõudma postkasti ja see on kättesaadav 72 tunni jooksul veel, et saate järele vaadata ja täpsustada. Aga minu emailile julgelt võite ka küsimusi alati saata. Väga head küsimused olid, et alustame võib-olla sellest, et Anastasial oli väga hea küsimus seoses sellega, et ei ole puudutud otseselt nüüd aruandlust, aga see on üks teema ka, mida ma näen, et hästi tihti ettevõtetel on. Ehk et kui me oleme mitte käibemaksukohustuslased ja ostame Euroopast erinevaid teenuseid või üldse selliseid digiteenuseid Euroopast ja Euroopast väljapool, siis meil tekib piiratud käibemaksukohustus. See ei ole kõige parem asi, sest see tähendab seda, et me peame nendelt ostudelt käibemaksu tasuma, aga me kuidagi käibemaksu tagasi ei saa arvestada. Lihtsustan selle kõik, mis ma just rääkisin. Kui su ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane ja sul tulevad igast chati ja Zoomi ja Mirode ja nii edasi arveid, tee need subscriptionid enda isiklikule nimele ja seejärel hüvita need ettevõtte alt endale. Sellisel juhul ei teki ettevõttel piiratud käibemaksukohustus ka, sest see on kulude hüvitamine. Et see on niisugune väike hea häkk, et väga hea küsimus oli, aitäh selle eest. Siis ma näen, et hästi palju küsimusi on seoses sellega, et ettevõtja on teinud kulutusi isiklikult kontolt, et mis ja kuidas nendega teha. Absoluutselt, kui see on ettevõtlusega seotud, siis alati pane need ettevõtte
muudesse ka kuludesse. Sa ei pea neid endale kohe tagasi maksma, aga kui ettevõttel hakkab tulu tekkima, siis hiljem sa saad need endale hüvitada. Kõik need tehingud saab Annis lisada pangaväliste tehingutena ja seal ongi kohe lisad kulu ja tasutud osaniku või omaniku isiklikest vahenditest ja siis märgid ära, millega tegu on. Kindlasti ära jäta neid aruandesse lisamata. Sama asi on üks asi, mis alati jäetakse kasutamata, et kui sa oled ettevõtte asutanud, siis riigilõiv 265 € oled sa tasunud oma isiklikult kontolt, selle saad ka endale hüvitada. Ja kui sa pole veel siiani seda teinud ja teed juba teist aasta aruannet, ka siis võid sa selle endiselt kulusse panna. Lisagi ta pangavälise tehinguna, jällegi tasutud omaniku isiklikest vahenditest, ütled, et sul on kuludokument olemas, sest see on riigilõiv, mille me saame alati äriregistrist kätte ja märgidki selle 265 € ja maksad selle endale maksuvabalt tagasi. Siis kuludega seoses märksin juba, seal oli paar küsimus ka, et tüüpiline olukord, me natuke siin juba põgusalt rääkisime ka sellest, aga tüüpiline olukord on see, et meil siis ettevõtte netovara läheb miinusesse. Mis see tähendab ettevõtja ja inimkeeli on see, et meil on siis kohustusi rohkem. Et hästi tüüpiline ongi olukord, et me alustame ettevõtlusega, ma omanikuna teen seal kulutusi ja ettevõtte käibevara läheb siis miinusesse. Kui me nüüd lihtsalt lähen äriregistrisse ise aruannet koostama, siis ta annab mulle teate ja nüüd ma ei teagi, mis ja kuidas nüüd saab, on ju. Siis meil, kui me Annis koostame aruande, siis me anname juba varakult märku ja me juhendame ka, sa saad aruande ära esitada. Me teeme selle kohta ka eraldi lisa, et sa ei pea selle pärast muretsema. Ja sageli ma näen, et kiputakse siis kohe sellest omaniku laenust loobuma. Mina alati ütlen, et oota sellega, sest see on maksuvaba raha jällegi. Et las see laen sinna jääb, esitad oma aruande ära ja siis tuleb jälgida, mis äriregister kirjutama hakkab. Et kui ta nüüd ütleb, et nüüd ASAP on vaja kohe sellega tegeleda ja antakse 3 kuud aega, et see olukord parandada, siis on see koht, kus võib loobuda sellest laenust, aga enne ma seda tegema ei hakkaks ja enamasti antakse ikkagi üle aasta aega, et sa saad järgmise aruandega seda ettevõtte olukorda parandada. Nii et ma ei kiirustaks selle omaniku laenust loobumisega. Siis veel, mis siin olid head küsimused, kohe vaatan siit veel juurde, et küsiti, et üksikettevõtjaga olen üksikettevõtja koos sõbraga, kas saan Anni kasutada? Jah, saad küll. Et mis meil mikroettevõttes ei ole meil kellegi selline lemmiksõna, aga infoks võin öelda, et 94% Eesti ettevõtetest on tegelikult mikroettevõtted. Mis see tähendab siis, et kui ei ole ületatud käibepiir 900 000, varade piir 750 000 ja töötajate arv 10, et kui nendest üle 2 tingimuse ei ole üle, siis sa tegelikult oled mikroettevõte. Ehk et näiteks sul on käive alla 900 000, varad alla 750, aga sul töötajaid on näiteks 12, ka siis sa oled mikroettevõte. Ja lihtsalt huvitav fakt ka, et Eestis on 60% ettevõtetes, kus ei ole ühtegi töötajat ja 20% on siis ainult üks töötaja, ehk et siis 20% sealt on siis need, kus on üks või rohkem töötaja. Nii, siis küsiti valuutade kohta, et absoluutselt erinevates valuutades tehingud on kõik väga okeid, meil on kõik keskpanga kursid sees, sa ei pea ise muretsema, sa ise lähed oma panga väljavõtte üles ja minu Anne arvutab kõik tehingud ära. Siis, mida veel küsiti? Hea küsimus, kas tohib panna alkoholi vastuvõtukulusse? Kliendi oma võid panna küll, et sa pead seda piirmäära jälgima, et kui sul tüüpiline väike ettevõtja, sa ei ole endale palka maksnud, ehk et siis on sul see 50 € kuus vastuvõtukulu, siis detsembris, kui viid kliendid siis kohtumisele, siis on 12 korda 50 see kulutarv, see summa, mida sa võid siis ükskõik millise tegevuse peale kulutada. Nii, mis meil veel oli siin? Sõiduhüvitis, see on hästi ka tüüpiline küsimus, mida mult alati küsitakse. Ei pea muretsema, et seda sõiduhüvitist nüüd maksta endale iga kuu. Täiesti okei on maksta endale välja see korra aastas. Sa ei pea tegema selleks ka lepingut. Hea oleks, kui sa pead seda sõidupäevikut, sest sõidupäeviku alusel me seda ju ka välja maksame. Ja selle loogika ongi selline, et kuni 550 € kuus sa võid endale maksta maksuvabalt. Ja kui sa ei ole makstud endale eelnevat kuud, siis detsembrikuus maksa see välja, sest et maksuameti järgi me arvutame seda väljamaksete järgi, ehk et siis aasta peale 12 korda 550 me saame välja maksta ja kuna see on sõidupäeviku alusel, siis me saame ka aru sellest, et me jaanuaris ei maksa 12 korda 550 välja, vaid jaanuaris
jaanuaris me saame maksimaalselt 1 korda 550 maksta. Veebruaris saame siis juba, kui me jaanuaris ei ole ära kasutanud, siis veebruaris saame juba rohkem kasutada. Nii, siis veel, kui mul on aasta aruandes midagi valesti kajastatud, kas ma saan seda hiljem muuta? Absoluutselt. Kui sa oled aruande koostanud ja äriregistrisse ära esitanud ja avastad, et midagi on valesti, sa saad alati kordusaruande esitada. Äriregistris on siis ilusti näha ka, et üks aruanne on kehtetu ja uus, mis tuleb peale. Seal ei ole piiratud arv, sa saad seda mitu korda teha ja sama on ka Annis, et Annis sa maksad ühe aruande eest, mis tähendab seda, et kui sul avastad hiljem, tahad midagi muuta, sa võid nii palju, kui vaja on seda aruannet muuta ja aruande hind on 1. Et aruande hind on tavapäraselt siis 49 eurot ja selle ühe aasta kohta. Muuta andmetele ligi saad igal ajal. Nii, vaatan veel, mis siin on veel. Kas aasta aruandesse saab lisada sularahast tasutud arveid? Jaa, absoluutselt saab. Nii nagu mainisin, et meil on erinevad tehingud, meil võivad olla tehingud nii omaniku poolt tasutud kui ka sularahast tasutud. Ja sul võib täitsa vabalt olla ka sularahas toimunud müük. Siis need saabki kõik pangavälistes tehingutena ehk teises sammus lisada ja seal samamoodi on kõik need juhendid juures, et mis need piirmäärad on ja millega arvestama peab ja nii edasi. Mida ma näen vahepeal, et aruannet koostades, mis viga tehakse, on see, et teen esimese aasta aruande ja märgin, et ise kannan sinna raha, lähen viin oma isikliku raha ettevõtte pangakontole, mitte ei tee Grete ülekannet, vaid viin raha siis sularahaaparaati, et see tehing ei ole sellisel juhul kassas sissemakse, sest ettevõttel ei ole ju varasemalt kassat olnud. Ehk et sellisel juhul kõik, kui te viite ikka oma isikliku raha ettevõtte tarbeks, siis alati märkige see kui ülekanne osanikult, sest siis see süsteem siis automaatselt arvestab kõiki tehinguid sinuga seotud, kõik, mis sa oled sisse maksnud, ülekandeid teinud, välja võtnud, tasaarveldanud, et see tasaarveldus toimub ja seotud osapoolte lisas me selle infoga välja toome. Nii, mis ma veel näen, et siin on küsitud, proovin siit kõik. Nii, küsimus on ka, et näen, et aastaaruanne on läinud miinusesse. Ehk et kui saad Annis sellise vea teate, et midagi on miinuses, siis seal on ka juhend, kohe kirjuta, vaatame üle. Tüüpiline viga ongi see sama, mis ma just mainisin, et märgitakse, et olen viinud sularaha, siis ei ole ettevõtte sularaha, see on ju osaniku enda sularaha või on tegemist hoopis müügiga. Väga tihti näen, et sellised teenuste osutajad, kosmeetika näiteks teenuste osutajad märgivad, kui seda raha, kui sularaha sissekanne, kui see tegelikult on müük. Et siis alati lihtsalt, kui sa vaatad seda pangatehingut, siis mõtle läbi, mis ta sisuliselt on. Kas see on nüüd müügilaekumine või siis tõesti mina, Grete või keegi siis omanik siis annab ettevõttele laenu, et jälgi neid tehinguid ka. Nii, vaatan veel. Mis ma siin näen? Kas teine ettevõte võib laenu anda? Jaa, laenuga on nüüd selline asi, et omanikuna sina võid alati ettevõttele laenu anda, intressivabalt. Ettevõtte omanikule laenu anda ei tohiks. Isegi ka intressiga siis on nagu keeruline tõlgendada, et mis need turutingimused on ja nii edasi, ehk et seda ma ei soovita. Teisele ettevõttele, väga tihti näen, et antakse teisele ettevõttele laenu. Ettevõtete vahelised laenud peaks olema intressiga, sellised turu keskmise intressiga arvutatud ja neid intressi ei pea sa kohe maksma, et see võib mis iganes kokkuleppe olla. See võib olla ka selline, et sa said selle laenu, maksad selle tagasi ja maksad alles võib-olla aasta aega hiljem need intressid, et see ka kõik on okei. Lihtsalt oluline on, et kui ettevõtete vahel teeme neid laenude liigutamisi, siis need tuleks intressiga tasustada. Kui sinule muidugi keegi annab laenu ilma intressita, siis seda nõudma ei pea, aga kui sa ise annad, siis et sinul oleks kõik korrektne, siis sina peaksid ikkagi intressiga andma. Nii, kohe vaatan siin, ma proovin ma olen päris kindel, et ma kõigile ei jõua ära vastata, et ärge muretsege, et ma korjan need küsimused juba siin aidatakse küsimused kokku korjata ja siis vastama. Nii,
nüüd on küsimus, kui töötan palgatöölisena ning saan sealt kõik sotsiaalmaksud ja tervisekindlustused kaetud, siis kas pean oma firmas sotsiaalmakse maksma topelt? Topelt, see võib-olla siuke definitsiooni küsimus, aga ja, kui me teeme ettevõttest väljamakse endale kui töötasu, siis igal juhul tuleb töötasu maksud maksta. See sotsiaalmaksu küsimus võib-olla tuli sealt, et on väga palju inimesi, kes töötavad kas osalise koormusega, tunnitasu põhiselt ja nii edasi, et siis võib juhtuda, et ei tule see sotsiaalmaks täis, nagu seal selgitasin ka, et siis selleks, et mul Tervisekassa töötaks, siis selleks ma pean maksma igakuiselt seda miinimum sotsiaalmaksu, milleks ja kui juhtub, et ma näiteks töötan 2 kohas, siis mul see on ka okei, et see sotsiaalmaks tuleb 2 kohas kokku, et siis ma ei pea täiendavalt juurde maksma. Aga jah, et kui ma ise endale maksan töötasu, siis kindlasti tuleb kõik maksud ära maksta, et seal mingisugust erandit ei ole. Muidugi, kui kasutame tulumaksuvaba miinimum, siis mingite summade puhul see tulumaksu ei tule. Mida ma veel olen näinud, et makstakse ka teisele eraisikule miskit ilma makse maksmata. Et näiteks kellelgi on ettevõtluskonto. Sõber teebki sulle mingisugust teenust, tal on ettevõtluskonto, siis ka sellelt tuleb maksta tulumaksu. Sa ei pea maksma töötasumakse, aga sa pead maksma tulumaksu. Ehk et alati, kui kellelgi eraisikule teeme mingeid ülekandeid, kui see ei ole nüüd mingi eseme või asja ost, kui see on mingi teenuse ost, siis teenuse pealt tuleb maksta tulumaksu ja seda tuleb ka deklareerida. Üks hea asi, et nende kontorikulude ja kõige selle poolt natuke juba rääkisin ka, on see, et kui ma rendingi endale ruume, siis ruumi rendi pealt, kui ma teen endale väljamakse, siis sealt tuleb ka ainult tulumaks maksta, et sealt ei tule muid makse, et see ei ole töötasu, sealt ei tule sotsiaalmaksu maksta. Kas on võimalus mingil ajal käibemaksukohustuslasest lahkuda? Jaa, absoluutselt. Seal on see reegel, et vabatahtlikult me võime käibemaksukohustuslased olla alati, kui meie käive on alla 40 000. Kui ma näiteks eelmine aasta olin käibemaksukohustuslane ja see aasta näen, et mul on tegevust vähem, siis ma võin alati loobuda. Selleks on väga lihtne maksuametist, saad teha lihtsa paari nupu klikiga, saadki oma selle loobumise teha ja päris kiiresti arvutatakse. Ja samamoodi on siis ka käibemaksukohustuslaseks registreerimisega. Oluline, võib-olla veel, mida ma olen märganud, on see, et ei märgata, et järsku on see ootamatult on see 40 000 täis saanud. Siis maksuarvestuse järgi, et kohe, kui meil see käive kalendriaastas saab 40 000, siis me peame käibemaksukohustuslaseks hakkama ja sellel hetkel, kui see 40 000 sai täis, siis sellest hetkest tuleb ka kohe tagant järgi see käibemaks maksta. Meil on päris palju aruandeid käinud läbi, kus me näeme, et see käibemaksu piir on täis ja me anname kohe selle kohta ka infot minu Annis, et me juhime tähelepanu, et kuule, vaata üle, et su käive on nii palju. Väga tihti on juhtunud seda, et meil on mingisugused asjad, mingid arved, mis laekuvad meil jaanuaris ja me oleme näiteks detsembris tegin töö ära ja laekus see raha jaanuaris, siis aruande mõistes alati pange see õigesse perioodi. Ehk et väga sageli need ettevõtted, kellel käive aasta jooksul on üle 40 000, et kui me vaatame sinna sisse, siis näiteks jaanuaris on olnud mingisugune suur arve, aga see kuulub hoopis eelmisesse aastasse ja eelmisel aastal see käive ei läinud üle 40 000, siis ei pea tagasiulatuvalt käibemaksukohustuslaseks hakkama, nii edasi tuleks parandada eelmine aruanne ära lihtsalt ja näidata seal seda õiget käivet. Et seda tasub ka jälgida. Et isegi kui arvel on kuupäev 1. jaanuar, aga see sisu, et kas rahaliikus või see tegevus oli detsembris, siis tuleks teda vastavasse kuusse ka näidata. Nii, vaatan veel, ma loodan, et see oli piisavalt selge. Vaatan, mis ma siin veel jõuan kiiresti vastata. Hästi tihti saan seda küsimust, et ma olen kasutanud Costpocketit või Envoice'i või mingit muud tarkvara, et kas ma saan nüüd Anniga aastaaruannet koostada? Jaa, absoluutselt saab. Meie see loogika ongi, et sa võid
dokumente hoiastada kus iganes. Sinu kui ettevõtja kohustus on neid dokumente säilitada ja hoiustada, aga nagu ma juba enne mainisin ka, siis ei ole oluline, et need oleks nüüd selle nii-öelda tarkvara sisse riputatud ja need ära seotud, on ju, et oluline, et see dokumenti sisu. Ja kui sa oled kusagil neid dokumendid varem hoiustanud, siis see on täiesti fine. Aruande sa saad kiiresti kokku ikkagi, sa pead selle nagu ma näitasin ka seal, et kui me pangatehinguid täpsustame, siis me küsime ka, kas sul dokument on olemas ja me küsime ka selle dokumendi kuupäeva. Vaikimisi on alati siis sama kandekuupäev, mis pangast raha välja läks, aga kuupäev siis, aga vajadusel sa saad seda siis ka muuta. Aga absoluutselt saad sellisel juhul ka aruannet koostada. Nii, kas neid maksuvabasid kulusid ja hüvitisi peab kuidagi deklareerima ka? Jaa, peab. Korra aastas tuleb ära deklareerida, kui sa oled maksnud endale sõiduauto kompensatsiooni, siis sa pead märkima selle auto numbri ja selle summa, mis sa välja maksnud oled. Ma arvan, selle kohta kohe eraldi väikse infolõigu ka kõigile, kes webinaril osalesid, et näeksid, mis tuleb deklareerida. Ja samamoodi, kui me teeme mingisuguseid vastuvõtukulusid, siis nende kohta tegelikult tuleks ka siis DST deklaratsioonil tuleks need märkida. Veel küsimus näen siin nagu ikka tüüpiline olukord, et dokumendid on kadunud, mis teha. Nagu ma seal juba selgitasin ka, siis ma korra käin selle veel läbi, sest see tõesti on nagu põhiline küsimus, et miks varem see raamatupidaja alati küsinud ja kuidas nüüd ilma saab ja nii edasi. Ei saa ilma, sul ikkagi peab need olemas olema, aga tänapäeval on olukord, kus meie käest dokumenti küsitakse ja me peame midagi tõestama, siis me saame pöörduda selle müüja poole ja nad saavad selle korduv dokumendiga väljastada. Ja enamus platvormidele, isegi kui ma kaotasin praegu selle ligipääsu, siis tegelikult me ju saame sinna kirjutada ja öelda ja paluda, on ju. Et neid dokumente enamasti kontrollib ka Maksuamet, et äriregister kui selline ei tee pöördumist ja ütle, et kuule näita mingit dokumenti, sest äriregistrisse me esitame koondandmed. Me ütleme, mis on meie rahajääk, mis on meie varade jääk, mis on meie kohustuste jääk. Me ei ütle seda detaili, et ma olin võlgu sellele ettevõttele nii palju ja nii edasi. Ehk et siis, et dokumendid peavad olema olemas ja kui mingi dokument on tõesti puudus, sa saad selle hiljem järgi küsida. Ehk et kui sa aastaaruannet koostad, siis kui sul ta ei olegi nüüd puht füüsiliselt käes või kusagil juba olemas, aga kui sa tead, et sul on ligipääs, et kui sa teed pöördumise, siis sa vastava dokumenti saad ka hiljem kätte, siis märgi ikkagi, et sul see dokument on olemas ja vajadusel tõesti siis hiljem saab sellega tegeleda. Kui sa märgid, et dokument on puudu, siis mis see tähendab? Siis aruandes meie arvutame seda kui nõue osaniku vastu. See on siis see moment, et sa peaksid selle üks hetk tagasi maksma. Kui sa ei maksa, siis deklareeri see Maksuametis ära ja siis järgmises aasta aruandes ütledki, et näed, ma hoopis deklareerisin selle ja ma maksin selle pealt maksud. See on ka okei, see on väga õige korrektne käitumine. Lihtsalt maksu aspektist on sul mõistlik kõik kulud, mis ei ole tehtud ettevõtte tarbeks, tasuda ettevõttele tagasi. Ja kui on selline tüüpiline väike ettevõte, kus ongi osanik andnud enne laenu, siis kõik need tegevused, mis on hiljem juhtunud, näiteks oledki maksnud kogemata ettevõtte kaardiga, siis need automaatselt tasa arveldatakse ja sina aruande lõpus näed ka seda enda kui omaniku seisu, kas sa oled ettevõttele võlgu või ettevõte on sinule võlgu. Nii, proovin veel paar tükki äkki veel vastata, et lihtsalt nagu ma lubasin, et ma pikalt teie aega kinni ei pea. Ja ma tahaksin, et kui sul on oma aruandega spetsiifilised küsimused, võib-olla mida sa ei taha siin praegu kirjutada, siis julgel kirjuta info@minuann.ee, mina vastan sealt samamoodi, võid kirjutada ka Grete@minuann.ee, et mõlemalt poolt mina olen vastamas ja püüan seda alati võimalikult kiiresti ka teha ja vajadusel saan siis sinuga koos ka sinu aruandes mingid täpsustused üle vaadata. Aga mul on nii hea meel, et enamus meie klientidest teevad aruande algusest lõpuni täiesti iseseisvalt. Tegelikult kõik selgitused igal pool olemas, sa saad vaadata, sa ei pea meeles pidama, et kui palju see sõiduauto kompensatsioon oli, mis summa see oli, kui palju oli seda vastuvõttu ja nii edasi, sa ei pea seda kõike peast mäletama, see ei ole absoluutselt selline
selline asi, mida pähe õppida. Oluline on, et kui sa seda aruannet koostad, siis seal vajalikud viited loed ära ja juba ongi lihtne, et edasi ühe korra loed ära, siis edasi läheb juba veel lihtsamalt. Nii, ma kohe vaatan, et küsimus veel, et kas minu Annis saab käibemaksu aruannet ise teha? Hea küsimus, veel ei saa, aga varsti saab, sellepärast, et selline muudatus on tulemas, et kui praegu saab käibemaksu deklaratsiooni teha ise ja kirjutada numbrid sinna sisse, siis Euroopa Liidu poolt on juba olemas nõue ja suunitlus ka Eesti poole, et me peame hakkama elektrooniliselt neid andmeid edastama ja Maksuamet on olnud hästi tubli ja eesrindlik selle koha pealt, et teebki kõikide tarkvaradega koostööd, et see asi juhtuks. Mure on aga sellest täna, et kui ma nüüd ei eksi, siis 43% endiselt või sisestab neid andmeid seal käsitsi, et justkui suunatakse siis need ka ettevõtjad siis mingisugust tarkvara kasutama. Nii, ma arvan, et ma vist lihtsalt ma võingi siia neid küsimusi vastama jääda ja ma olen ülitänulik, et te neid küsisite ja ma loodan tõesti, et te saite siit praegu midagi kasulikku. Veel kord julgustan, et alusta see aruanne, kui sa jääd hätta, siis anna mulle märku, aga ma luban sulle, et enamus ettevõtteid lähevad sealt ilusti läbi, et kõik on selge, aga tõesti vajadusel oleme olemas. Kasuta seda koodi, mis me täna oleme siin teile spetsiaalselt pakkunud, et see aruanne tõesti 39 euroga ära teha. Jälgi ka seda, et millal su ettevõtte asutati, et kui sa tõesti asutasid oma ettevõtte alles eelmise aastal peale 1. juulit, siis sa tegelikult see aasta veel aruannet esitama ei pea. Sa võid, aga ei pea. Kui on niimoodi, et sul asutasidki eelmisel aastal ja sul on üliedukas aasta olnud ja sa tõesti tahad dividende maksta, siis oleks viisakas enne aruanne ära teha. Sest dividende maksame me eelmiste aruandeperioodide kasumist, on ju. Kui oled ka tõesti on juhtunud, et aasta on nii edukas olnud ja oled nii elevil, et tahaks juba dividende maksta ja juba maksid. Suures pildis ei juhtu ka midagi, kui sa kellegile võlgu ei ole ja mingit suuremat nõuet sinu vastu ei ole, siis tuleb see lihtsalt aasta aruandesse siis pärast öelda, et maksin dividende ja maksin ette, et maksin jooksvast kasumist, et ütleme nii, et viisakas ja korrektne ei ole, aga ei ole ka hullu, et olen väga palju teinud aruandeid ja on väga palju tegelikult olukordi olnud, kus tõesti ettevõte on esimesel aastal nii edukas ja ongi endale dividende maksnud, et kusagil mingit kohustusi ei olnud ja oleme väga edukalt need aruanded ära esitanud, koos siis lihtsalt selle infokirjaga, et tõesti edukas aasta oli ja ettevõte juba maksis endale need dividendid välja. Nii, ma loodan väga, et olete nüüd tublid ja julged iseseisvad ettevõtjad ja alustate ka selle aruande koostamisega. Väga palju aruandeid on endiselt tegemata ja väga kahju on näha, kui need ettevõtted kustutatakse sellepärast, et aruanne jääb tegemata. Saad alati oma ettevõtte ennistada ehk et siis nii-öelda taas avada, aga see tähendab 200 eurot riigilõivu ja riigilõivult tuleb veel ka tulumaks maksta. Nii et lihtsam on teha see 39-ga see aruanne ära ja oma ettevõttega jätkata, sest minu siiras usk on, et kui sul ettevõte on, siis on ka võimalik seda lisatulu teenimise võimalust märgata ja edukalt toimetada. Igal juhul mina tänan kuulamast. Nagu mainitud, siis info saadame teile järgi. Olge julged ja toimetage edasi ja soovin teile siis edukat aruannete esitamist. Aitäh teile!